Eelmisest klipist mäletate, kuidas panin oma maja koos käruga siis bussi taha ja sõitsin ida poole teele. Siin väikene pilt minu tollal veel natuke pooleli olevast magamisloftist ja siin Rakvere külje all 15 minutit väljas siis vaadega minu lääne poole olevast magamistoa aknast. Niimoodi mu päevad siin käima hakkasid. Hommikul tõusin üles, nuuskasin nina puhtaks. Läksin õue, nagu näha on, siis maantee on üsna lähedal, aga see kuusemets seal lähedal teeb siiski tunde, et elan metsas ja looduses samamoodi aknast olev pilt, mida hiljem näete. Hommikul siis jää vihmavee pealt ära, nägu puhtaks, mõnus karge on hommikul külma vihmaveega nägu pesta, samamoodi hambaid pesta ja tuppa tagasi. Ei siin midagi, nägu kuivaks ja läheb hommikuseks söögiteoks. Esialgu oli mul vaid minu matkapriimus, mille peal ma süüa tegin. Siin saab tal korraks ka gaas otsa, nii et pean ta ära vahetama. Annab seal teha igasuguseid asju, kuid lõpuks pidin selle välja vahetama, sellepärast et ühe mingisuguse pasta või paja või mille iganes tegemisel läks siis kogu asi kummuli ja sain aru, et päris toidu tegemiseks ikkagi võiks olla madalam ja stabiilsem pliit. Nagu ütlesin, siis elutoa aknast, suure toa aknast, kontori aknast on mõnus põdrakanepi väli hommikuste udude ja õhtuste päikeseloojangutega sealt paremalt nurgast. Ja see on väga mõnus vaade. Läksin mina pikaks nädalavahetuseks ära, jätsin kardina ajutise akna eest ära, ma hakkan tal praegu pesta. Ja mul see must tahvel see akna lõuna poole. Jätsin termokasti, jätsin brokkoli ja arvasin, et siin on ju nii külm 12 kraadi õues, et kena jahe neil sinna, aga need brokkoli hakkas õitsema. Praegu oli 23 kraadi toas tänu päiksele. Kes veel ei tea, siis ma olen taaskasutusfänn. Ilmselt peaks teada olema, kes on jälginud mu maja sündimise lugu. Aga miks siis osta endale nii-öelda garderoobi jaoks mingid pulgad ja vahendid uued, kui saab teha selle jääkmaterjalidest. Ehk siis väga edukalt annab ka brusside peale oma riided riputada. Ja siia nad nüüd lähevad ilmselt. Kõik ilusti. Mahvad ära. Jaa, rääkides taaskasutumisest, see mantel on kunagi pulli pärast ostetud mingisuguse kaltsukast, aga mul on kavas see parajaks teha, varukad pikemaks ja muu kitsamaks ja hashtag ära raiska, ära ole liigtarbija. Tulen mina TalTechi Virumaa kolledži sünnipäevalt koju. Hey Siri. Turn on the lights. Okay. Ja astun tuppa ja siin on jube soe. Tundub, et on päikseline päev olnud, sellepärast, et temperatuuri mõõdik näitab 20, mis ta näitab 24 kraadi. Ja seda ainult päiksesest. Tänu suurele lõunapoolsele aknale. Õnneks on mul olemas vanu klippe, kus ma lindistasin siis seda oma tänutundest ja nautimusest selle koha vastu ja lihtsaid asju nagu lihtsalt söögi tegemine ja mõnus vaade aknast. Muidu võib-olla ei olekski sealsest elust peaaegu üldse materjali. Ma ei tea, kas teile tundub, aga mulle tundub, et rahavada on siin samas metsatukka sees. Seal. Paistab. Nii, täna siis selline tormine ilm. Päikest vist ei ole mitte tilkagi olnud päeva jooksul. Nii et juba tulen sisse tunda on, et üsna jahe on see olemine ja vaatame palju ilm siis süge ja palju meil temperatuuri on 16-17 kraadi. Pole kõige hullem, aga natuke on jahedavõitu. Et sellistel päevadel peaks nüüd vist radika käima jätma. Kui õigesti mäletan, siis tol hetkel oli mul ainult üks päikesepaneel taga ja siin ma siis rõõmustasingi selle üle, et sealt tuleb sellise väikese algse hommikuse päiksega lausa 19 vatti.
igas minutis, igas sekundis. Hiljem ostsin siis ka teised laiendused ja panin kõik paneelid siis külge. Siin siis minu loodusnautimus septembri teises pooles, hilises septembris hakkasin ehitama kuuri, et natukene maja seestpoolt tühjendada ja tööriistakastid ja mõned asjad siis nii-öelda kuuri ehk siis kappi panna. Kuna ma ei tahtnud suurt ümberehitust käsile võtta, siis tegin ta siis seina külge, nagu siin näha on, ehkki see ei olnud kõige optimaalsem, kuna äärtesse jäid siis sakkide koha peale aukesed sisse ja need tuli kuidagi ära täita ja see polnud üldsegi ei ilus ega ka lõpuks kõige paremini funktsionaalne vahuga täitmine, nagu ma tol hetkel tegin. Aga asja ajas esialgu ära ja asjad sai sinna ära mahutatud ning toas natukene ruumi juurde. Jällegi siis jääkidest tehtud tööd. Siin on siis jääkidest tehtud kuuriuks. Arvasin, et mul on liiga palju jääke, aga nüüd tundub, et mul oli täpselt ehitusjääke, et teha see mis siis nii-öelda kuuriuks. Muidugi puudu veel kinnitus, aga muidu täitsa okei. Mille üle ma tol ajal veel siis rõõmustasin, oli see, et iga hommik sain päikese tõusu sõita tööle idasse Kohtla-Järvele ja õhtul tagasi päikeseloojangusse koju. Ja loomulikult päikse tõusud hommikul, päikeseloojangud õhtul, siin kandis päris ilusad. Ja isegi sombused udused hommikud on siin oma võluga, mitu kihti metsa ja võsa, on päris mõnus. Mingi hetk tuli siis aga rohkem kodukontoris töötada ja hakkasin siis oma lauda tegema. Nagu näha, polnud mul ka korralikku kontoritooli, oli selline tugitooli moodi asi. Aga laua sain siis lõpuks valmis, väga lihtne fix. Mul oli üle OSB plaate ja ühest plaanist üle jäänud ka sellist mööblikleepsu. Ja sellest minu kirjutuslaud siis selliste kronsteinidega saigi. Siiamaani toimib ja häda ei mitte miskit. Mõni mu lähedastest sõpradest küsis minu käest, et kuidas siis mu maja praegu välja näeb. Ma ei ole siiamaani tahtnud mingisugust täistuuri teha, sellepärast et ta ei ole mul täiesti valmis. Siin on selliseid asju nagu see äär siin, mis meil liistu ees on ja siis tegelikult kõik need liistud ma tegelikult tahan värvida valge peitslakiga üle, sest praegu need kollased ja see hall on väga kole koos. Võib-olla valge parandab asja, selle lahe ma tegin valiku võib-olla üldse valesti. Aga sellegi, mis mul seda videot hakkasin, oli see, et mulle tegelikult väga meeldib oma väike koduka praegu ja siin kodukontoris istuda. Ja miniköök. Esik. Õhksoojuspomp. Ja magamistuba. Järgmises osas puhastan paneelidelt lume ära. Naudin vaateid ka lumises hooajas. Teen katusest pilti. Ja tutvustan muret uute naabritega.